Minu nimi on Rico Veskiveli ja tänases videos vaatame, mis hakkab saama järgneval siin paaril aastal planetaarselt. Ehk siis praegult on selline suur teema õhus nagu Uraani ja Pluto trigoon taevas. Ja et sellest aru saada, et kes on siis Uraan, kes on Pluto, vaatamegi siis natuke ajaloos tagasi selliseid kuulsaid Uraan-Pluto tsüklite näiteid. Praegu me siis olemegi tegelikult sellises ajastus siin ja mida see kõik tähendab, mida siis võib oodata siin järgneval paaril aastal, kus me siis hetkel oleme, selline revolutsiooniline aeg, tehnoloogiline kiire muutus. Selles videos siis vastamegi sellele Uraan-Pluto küsimusele. Ja siin siis Uraani see astroloogiline glüüf, siin on see sellise hash-tähega, William Herschel oli siis see mees, kes Uraani avastas 1781 ja siis Pluto avastatud seal 1930, kaks sellist väga olulist välisplaneeti ja arhetüüpi. No siis Uraani võib ka nimetada Prometheuseks, et ta vastab sellele mütoloogilise Prometheusele ja Pluto Dionüüsusele. No Prometheus oli siis niiviisi kiirelt öeldes, oli siis see jumal, kes siis jumalatelt tule varastas, Zeusilt näiteks. Ja siis selline revolutsioon, mäss, vabadus, muutus. Et see oli siis selle Prometheuse teema ja Dionüüsus oli siis kõik sellise veini, viljakuse, rituaalne selline hullus, religioosne ekstaas, kõik selline naudingute jumal, ka väga siis seksuaalsus ja kõik sellised teemad, sellised instinktiivsed energiad ja jõud, et need siis on väga plutolikud, aga sellest ma kõigest räägin teile kohe juurde ka. Ja siis me räägimegi siis, kui tulevad kokku siis Uraan ja Pluto, siis on tegemist selliste revolutsiooniliste epohhidega või ajaga. Ja selles loengus siis me siis toetame ka palju siis Richard Tarnase raamatule Kosmos ja psüühe, mida siis tõlgitakse praegult ka eesti keelde Postimehe fondi poolt, ehk siis see on ka selline väikene ettevaade varsti eesti keeles ilmuvale Kosmos ja psüühe raamatule. Ja miks siis Uraan ja Pluto, et ma siin juba mainisin, et siin ma võtsin siis lahti siit astrotark.lehelt maailma horoskoobi, et siin saab siis vaadata ka praegust planeetide seisu taevas. Ja siis siin me näemegi, et kui võtame siit, teeme siit natukene puhtamaks selle teile, et Uraan ja Pluto tuleksid ilusti välja. No siis siin ongi näha, et nad on siin nüüd nad on juba siin taevas trigoonis, ehk siis sellises toetavas harmoonilises suhtes ja nad siin on ka siis järgneva paari aasta jooksul seda, et siin läksin siin aastasse 2029, ja 3 aastat oleme väga jõuliselt siis selles Uraani ja Pluto koostoimes. Aga hakkame pihta ja ma siis natuke seletan, räägin teile, kes on Uraan, kes on Pluto, see arhetüüp ja siis vaatame ajaloos, et kui nemad on sattunud ka siis sellistesse kas siis opositsioonidesse, üksteisele vastu või konjuktsioonidesse, valdavalt keskendume nendele, et siis nendest tipphetkedes, kui nad on taevas kõrvuti koos või kui nad on üksteisele vastu opositsioonis, et need on sellised väga tugevad seisud, et siis tulevad ka nende kahe arhetüübi ilmingud meie siin tavaelus väga hästi esile. Aga Uraan on siis Prometheus, juba meile tuttav mässaja, kes varastas tule, tehnoloogia, ärataja, ta on siis revolutsionäär. Uraan on siis seotud väga palju revolutsioonidega, vabadusega ja nii edasi. Nii Prometheuse arhetüüp on siis mäss kehtiva võimu vastu, vabaduse ja radikaalsete muutuste poole püüdlemine, loominguline uuenduslikkus ja ootamatu ärkamine, originaalsus ja leidlikkus, rahutu rahulolematus piirangutega, individuaalse tahte julge väljendamine valitseva korra vastu, ootamatu, häiriv, vabastav. Siis natuke siis seda Uraani tutvustada, et mida see Uraani arhetüüp siis teeb näiteks maailma horoskoobis, ka meie sünnikaartides. Uraan toimib vabastades ja äratades ootamatult kõike, mida ta puudutab. Ehk siis ta on selline vabastaja, ta on ootamatu. Tulevarastaja, kes trotsib jumalaid inimkonna nimel. Tulevarastaja siis selline kreeka vaste. Mässulisus, kannatamatus tavapäraste struktuuride suhtes. Ebastabiilne ja ettearvamatu käitumine, lakkamatu püüdlus vabaduse ja uue poole. Ehk siis Uraan paljuski vastab siis sellele müütilisele Prometheusele, sellest mul on tehtud üks intervjuu ka siis Tartu Ülikooli ladina keele ja kreeka keele lektori või professoriga Neeme Näripäga Prometheusest eraldi, rääkisime sellest müüdist. Kui huvitab, siis minge kuulake seda minu kanalil.
Nii, aga liigume edasi siis selle uraaniga, et siin on siis see Percy-Bysshe Shelley sündinud uraani ja päikese konjuktsioonis ja mul peaks olema siin see Percy-Bysshe Shelley sünnikaart ka teile näidata, et lihtsalt korraks näidata teile siis seda tema päikese ja uraani konjunktsiooni siin, kui tema sündimise ajal. No et siis kui sünnikaardis ka, kui näiteks päikese kõrvale satuvad planeedid, tema puhul siis siin uraan ühel pool ja Veenus teisel pool, et siis need tulevad ka meie elus erilisemana tugevamini esile. No siin siis saate, siin sünnikaart lehel saab siis vaadata, praegu me vaatame Percy sünnikaarti, siit saab muidugi enda sünnikaarti vaadata. Sünnikaarti näeb siin muidugi tasuta ka, et minge siis uuriga. Ja tema on siis sündinud uraani päikese konjunktsiooniis ja kirjutas siis sellise raamatu nagu Prometheus Unbound, autor kaasaegse kirjanduse silmapaistev teos, mis on pühendatud siis otseselt sellele Prometheusele. No ja siis huvitaval kombel naine, kes kirjutab siis ka kuulsama teose Prometheusest, et siis temal on ka see uraan siin päikse kõrval, päike siis meie põhiolemus, meie visioon, millega me samastume teadlikult oma elus, meie ego, minapilt, temal siis see uraan siin kõrval ja siis kirjutab siis ka selline naine siis sellise kuulsama Prometheuse teose. Ja siis tema tsitaat, I change but I cannot die, ehk siis mäletad, uraan on muutus, mina muutun, aga ma ei sure või mul ei ole võimalik surra. No siis meie olemus ei sure, mina muutun, aga meie olemus ei sure, päike on meie see püsiv olemus, kuidas me esile tuleme ja uraan siis tema puhul siis siin pole siis tema seda olemust muutmas ja muidugi siis kirjutanud siis sellise silmapaistva teose. Natuke siis uraanist teile. Aga Pluto, kes on Pluto? Siis Pluto siis võib seal Kreekast võib vastet liia temale Dionüüsusest, nagu ma juba natuke rääkisin, aga Pluto omal sügaval olemusel siis on selline transformatsioon, väga tugev jõuline transformatsioon. Ta on seotud sügavusega, intensiivsusega ja sellise elementaarse jõuga, ehk siis elementaarne on siin ka mõeldud just sellist nagu loodusjõudu, vesi, tuli, õhk, maa, selline loodusjõud on Pluto. Pluto Dionüüsuse arhetüüp on siis loodusjõud ja vulkaaniline jõud, ta on selline katarsiline, hästi võimas, instinktiivne alateadvus, surm ja taassünd, ta on siis väga palju seotud just surma taassünniga, sellise transformatsiooniga, ta on sügav muutus, tugev erootiline vabanemine, siin tuleb see Dionüüsuse pool sisse, ta on siis, kuna ütleme selline seksuaal- või erootiline energia on ka väga selline instinktiivne ja selline kui see haarab, siis see on selline väga jõuline, väga haarav, väga sügav, siis ta on väga seotud ka siis selle energiaga, alla surutu tagasitulek, intensiivne, sundiv, sügavust otsiv, samaaegselt hävitav ja loov. Ehk siis Pluto on transformatsioon, Pluto hävitab, aga samal ajal ta loob, nagu loodusjõud näiteks vulkaan või tsunami või suur torm, et ta hävitab, aga siis sealt sünnib ka midagi uut. Ehk siis ühelt poolt oli meil siis see vabadus ja revolutsioon, ootamatu muutus ja nüüd kõrvale tuleb veel selline Pluto, kes veel jõustab, sügavustab, transformeerib siis seda vabaduse, revolutsiooni, ootamatu muutuse arhetüüpi. Ehk siis kui need kaks saavad taevas kokku, siis tulevad hästi jõuliselt Pluto esile siis selliste revolutsioonide ja muutuste teemad. Pluto mõjub sundides, võimustades ja intensiivistades kõike, mida ta puudutab. Ehk siis hea meelde jätta, kui sünnikaardis ka on Pluto millegagi aspektis, Persil siis siin Pluto opositsioonis selle päikse ja uraaniga, ehk siis kui sünnikaardis on Pluto millegagi siis suhtes, siis see tähendab, et Pluto siis väga tugevalt intensiivistab või jõustab, transformeerib siis seda konkreetset planeeti, millega tema just suhtes on. Sügavalt muutvate ja mõnikord ülekaalukate hävitavate tagajärgedega, ehk siis kui ta seda teist planeeti puudutab. No siis jumalatest India poolelt seotud Kali ja Shaktiga, erootilise jõu ja elementaarse muutuse, surma ja taassünni, hävitamise ja loomise jumalannadega. No siis juba hakkab natuke siis meile võib-olla selgemaks saama või kõlama sellised korduvad teemad siis Pluto puhul, eks. Siin on siis Vergiliuse tsitaat, mille Freud siis valis oma raamatule Interpretation of Dreams, ehk siis see unenägude seletamisest, ehk siis if I cannot bend the gods above, then I will move the infernal regions. Ehk siis kui ma ei saa siis, kuidas on siis mõjutada jumalaid üleval, et siis ma liigutan siis selliseid infernal regions, võib-olla sellise loodusjõude või sellised allilmalike
piirkondi. Ehk siis ühelt poolt siis selline intensiivne võime, selline tahete kokkupõrge või selline loodusjõududele sarnane selline dünaamika. Ja Freudist tuleb juttu ka, et tema on ka väga selline seotud siis oma töös just läbi selle Pluto arhetüübiga. Siis interpretation of dreams siis on see, et I will move the underworld ehk ma liigutan seda allilma. Pluto on siis väga palju seotud just selle allilmaga, kõik selle teistpoolsusega. Tema see Pluto, juba see jumala nimi on ka, see on siis see jumal, kes siis käis seal teistpoolsuses. Ainuke jumal, kes sai siis käia seal teisel pool. Nii, aga räägime siis natuke Uraan-Pluto tsüklist. Telgjooned, siis vaatame siin alates 1450. aastast, see on see siis, mida ka Tarnas teeb siis oma kosmosepsühhes. Ja mida me ka siin kanalil tihti teeme, et me vaatame siis planeetide joondumisi seal üleval ja siis vaatame, et mis siin all toimub parasjagu ja siis läbi selle me saame aru ka näiteks sellest, et kus me oleme praegu, kui me õpime tundma siis neid eelnevaid tsükleid. Ja kuna nad mõlemad liiguvad hästi aeglaselt, siis see täisring nende tsüklis on 127 aastat. Ja eks siis see on selline tsükkel, mis see konjunktsioon kordub seal umbes 127 aasta tagant ja siis seal see poolringi opositsioonid korduvad seal iga, siis pool sellest, ehk siis seal 60 aastat, 63 pool. Ja vaatame siis natukene, kui see Uraan ja Pluto on taevas kokku saanud ja see on muidugi siit ka niiviisi kiirelt üle minnes vaadates seda, aga me hakkame siis neid sünkroonsusi nägema. Ja siis hakkasime siin pihta aastast 1450, Uraan ja Pluto taevast koos ja siis tegemist siis renessansi tipuga. Ja siis ma mõtlesin, et ma võiks siis võib-olla siin maailma horoskoobis ka siis minna näiteks sinna aega, millest meil siin parasjagu jutt on ja siis liikuda siit läbi ajaloo koos nendega. 1450, võtame uuesti siit 0101, 1450 ja me oleme kell 12 päeval. Ja siis siit on näha, mismoodi nüüd, kui hakkab pihta see renessansi tippeks, et siis hakkavad ka siia juba sellesse 10-kraadilisesse lähedusse nad sattuma. Et siis maailma transiitide puhul, ütleme, esimesed märke on näha, kui nad on siin 15 kraadile läheduses juba. Ja muidugi siis kõige intensiivsemalt, kui nad on seal juba 10 kraadi läheduses üksteisele. Aga siit on siis natuke puhtamaks teile seda, et oleks paremini näha. Ehk siis siit on näha, kuidas siin 1450 renessansi tipu all siis hakkavad need 2 tükki jälle seal taevas kokku saama. Ja siis järgmine on siis, kuna ta siin opositsioonis 1533, siis me siis lähme siis natukene edasi. Nüüd natuke näete ka, et mida siis tähendab, et kui nad on seal konjuktsioonis ja mis siis tähendab, kui nad sinna opositsiooni üksteisega lähevad, et siis nad siin taevas moodustavad, siin on moodustasid kvadraati just üksteisele, siin nad moodustavad trigooni ja siis nad jõuavad siia opositsiooni. See opositsioon ongi siis tähendab, et nad üksteise vastas siin. Me oleme siin aastast 1538. Siis ütleme selline 15-kraadine täpsus saavutatakse siin juba 5 aastat varem ja siis edasi ka, aga see tippaeg on siin 1533 kuni 1545 on ta seal 15-kraadises vahes, siis toimus reformatsioon. Kopernik, Luter, siis võib-olla üks kõige olulisemaid mõjusi, mida me tunneme siiamaani, eks, reformatsioon Euroopas. Siis nüüd me hakkame nägema, et iga nende sündmusega siis mingis mõttes me jõuame sellistesse epohhi loovatesse revolutsioonilistesse aegadesse. Siin siis 1592-1602 Shakespeare, Gerdin Bruno põletati, järgmine konjunktsioon siin, siis 1643-1654 Inglise kodusõda, nii siis tulevad Descartes ja Newton või tegutsevad jälle selline tehnoloogiline revolutsioon. Vaatame siin veel siis 1705, siin me oleme jälle konjunktsioonist 1705-1716 varane valgustusajastu, Rousseau sündis 1712, ehk siis tihti ka sellised kuulsad inimesed, kes sünnivad siis sellisesse energiasse, siis nemad ka kannavad elus siis seda arhetüüpset energiat endaga kaasas. Siis hakkame jõudma siia võib-olla siis selliste eriti märgiliste teemadeni, et siin 1787 kuni 1798 opositsiooni ajal siis toimus Prantsuse revolutsioon, ehk siis me nüüd näeme ka, et kõige suuremad revolutsioonid toimuvad siis alati siis revolutsioon Pluto või see revolutsioon Uraan, Pluto haarab masse, transformeerib nii Blake ja Wordsworth. Me näeme nendesse teemadesse siin kohe rohkem sisse ka, aga et tuua siis natuke seda tsükli näiteid teile. Nüüd oleme siin aastast 1787, siit oleme juba siit natuke edasi liikunud, aga läheme siit siis
näitame teile siis seda siit päris taevast ka. Nii, siis on näha, et kui siin 1987 need hakkavad juba siis sellesse 10-kraadisesse täpsusesse minema, 15-kraadisesse ja siis siin revolutsiooni ajal siis jälle nemad üksteisega operatsioonis. Ehk siis mis see astroloogia on, et seal üleval satuvad siis need revolutsiooni, uraan, vabadus, Pluto siis haarab masse, satuvad kokku ja siis siin all ka toimuvad need sündmused. Ja see ei ole siis selline põhjus-tagajärg teemad, vaid et need planeedid ei põhjusta neid sündmusi siin all, vaid et kuidagi toimub selline koos hingamine, selline teatav sünkroonsus. No siis järgmise konjunktsiooni ajal, siis 1840 aasta revolutsioonid, Whitman Freud sündis, siis järgmise operatsiooni ajal siis Freud, Planck, Einstein siis tulevad välja siis võib-olla kõige kuulsamate või selle tehnoloogiliste oma siis avastustega, Freud oma siis alateadvuse teooriatega, kõik see ego ja iid ja kõik siis ütleme sellise allilmas või siin allilmas kui inimese hinge mõttes sobramisega. Ja siis võib-olla kuulsam näide, et miks 60-ndad on 60-ndad, et ka selline revolutsiooniline aeg, no siis 60-ndatel jälle siis olid samamoodi nad seal taevas koos, võin siis teile näidata, kuidas nad siin liiguvad, et läheme siis sinna 60-ndasse, et miks siis 60-ndad on kuulsad just oma, nii siin oli see eelmine konjunktsioon enne 60-ndaid, et miks siis 1960-ndad ongi siis tuntud siis revolutsioonid, sellise revolutsioonisaajana või seal kõik seksrevolutsioon, kõik võimalikud mustade, valgete, erinevate rahvaste, vähemuste, siis naiste ja nii edasi, siis selline kultuurilised liikumised, kultuurirevolutsioon, ma ei tea, kõik see muusika, mis tehti Rolling Stoneidest kuni Beatlesiteni, kõik toimus ka siis täpselt selle uraan, Pluto energia all. Ja siis täna tuleb meeles hoida, et täna siis siin 2026 kuni edasi, et me oleme nüüd nende siin trigoonis. Et me oleme tegelikult täna sellises väga sarnases energias, mis siis toimus näiteks 60-ndatel või siin nendel eelnevate tsüklitel, mida me siin vaatasime või vaatame. Nii, seksrevolutsioon, Woodstock, ehk siis selline revolutsiooni ajastud on, kui nemad siin taevas kokku saavad. Ehk see on siis selline 500 aasta jooksul, mida siis Richard Tarnas teeb oma kosmose psühhes, mida saab varsti ka eesti keeles lugeda. Ehk siis ta vaatab siis just seda nende erinevate selle üleval asuvate välisplaneetide sellised sünkroonsusid, neid tugevad aspekte ja see on näha, et nende kahe puhul siis uraan, revolutsioon, vabadus, ootamatu muutus, Pluto haarab masse, transformeerib, kui nemad satuvad seal üleval siis konjunktsiooni või siis seal operatsiooni või siis ka kvadraati või trigooni, et siis need teemad tõusevad väga selliseks aktuaalseks. Nii, aga siis natuke avada veel teile seda, et siin Prantsuse revolutsioon, võib-olla siis üks kõige kuulsamad revolutsioone ja siis muidugi seal ka see Ameerika revolutsioon, aga mitte päris nii lähedal, aga Prantsuse revolutsioon kindlasti siis üks võib-olla selliseid kõige uraan-Pluutolikemaid sündmusi siin lähiajaloost võtta. Uraani vastasseis oli siis Pluutoga taevas, vabadus, uraan, võrdsus, vendlus, nii, liberty, egaliit, kõik need fraternit, ma ei hakka isegi neid hääldama. Rousseau loosungis sai terve põlvkonna lahingukisa inimõiguste deklaratsioon 1789. Bastilli siis vallutamine, feodaalse ühiskonna ja absoluutse monarhia täielik lammutamine, siis kuningatel löödi seal päid maha, enne olematu ulatusega massiline poliitiline ärkamine. Ehk selline ärkamine, revolutsioon ja siis enne olematu ulatus, see on see, mida Pluto teeb, haarab masse. Terrorirežiim siis 1793–1994, vulkaaniline hävitus, mis on lahutamatult seotud vabanemisega ja operatsioon on ka selline eriti pingeline seis siis kõige selline tugevam aspekt, see on sees, kui nad on üksteise vastas. Energiat põrkuvad, tõusevad üles niiviisi kaootiliselt, võib-olla ka just siis võib-olla selle varju poolelt või just niiviisi nagu jutumärkides negatiivselt. Tuhanded giljotiini all radikaalide irratsionaalne raev, kes püüavad maailma ümber kujundada, septembri veresaunad, vabadus koos vägivallaga, siin siis vabadus koos vägivallaga ja vabanemine koos ülekaaluka elementaarse hävitusjõuga. Ehk siis on näha, kuidas nad toimivad nagu mõlema suunalised, et vabadus, see uraan, koos vägivald, selline pluutolik pool võib-olla vabanemine koos ülekaaluka elementaarse hävitusjõuga, et ühelt poolt see positiivne, teiselt poolt see negatiivne, et need mõjutavad niiviisi mõlema suunaliselt.
Samal ajal siis toimub selline romantiline ärkamine, et siin me hakkame siis seda Pluto sellist dionüüsuslikku poolt nägema või siis seksuaalset poolt. No siin siis Blake, Wordsworth, Coleridge, Hölderlin, Schelling, Hegel, kõik kujundatud revolutsiooniliste ideaalide poolt. Blake'i Energy is Eternal Delight, uus erootiline loole, Goethe, Casanova mälestused, Marquis de Sade, sensuaalsuse mäss ühes hingetõmbes. Ehk siis see Pluto on väga seotud siis selle seksuaalenergiatega ka selliste me hakkame seda seksuaalpoolt ka siis selle Pluto puhul rohkem nägema ja kuna Uraan on siuke vabanemine, siis nende koosmõjul siis toimuvad ka siis võib-olla selliste nagu seksuaalteemade vabanemised, sest seksuaalenergia on selline võimas, mis on ka selline instinktiivne, väga loodusjõud, see on kõik Pluto siis. Nii, natukene siis informatsiooni palju, aga natukene siit niiviisi tutvustades seda kosmosepsüühheraamatut ja siis muidugi seda Uraan-Pluto teemat, et aru saada, kus me täna oleme, siis peab vaatama tagasi, natuke ära tundma neid teemasid. No ja siis äge jälle sünkroonsus, et 1792. aastal, siis kui nemad olid siin opositsioonis, siin keskel täpselt, ehk siis oli see armastuse suvi või siis see Summer of Love, et Prantsuse seadusandliku assamblee saadikud revolutsiooni demokraatliku kõrghetkel loobusid äkitselt oma vastasseisust ja hakkasid sügava emotsiooni pisaratest üksteist embama ja suudlema. Ehk kuidagi mingi selline emotsionaalne, seksuaalne, mingi katarsis. No ja siis selle täpne vaste oli siis näiteks San Franciscos, ma arvan, mida siis siin kaasajal väga paljud inimesed teavad, ehk siis see Summer of Love 1967. No siin me oleme siis selles aastas siin praegu. Ehk siis sarnased sellised dionüüsuslikud sellised vabanemised, sellised naudingu, energiate, selline ootamatud vabanemised, väga ka selline seksuaalne aeg, eks. Nii, vaatame natuke edasi, siis tööstusajastu murrang, nüüd me oleme siin siis sellises nagu lähitulevikus rohkem või lähiminevikus, õigem sõna. Nii, kus see võtta see 2249. Nii, nüüd oleme siis siin selle tööstusajastu murrangust 1845–1856, konjuktsioon, Uraan konjuktsioonis Plutoga, revolutsioonid, mäss, vabanemine. Jälle siis tuttav teema, eks. Nemad taevas koos ja siis jälle revolutsioonid siin all. 1840 aasta, siis revolutsioonide aasta, radikaalsed sotsialistlikud ja natsionalistlikud, anarhistlikud, nii orjuse kaotamise ja naiste valimisõiguse liikumised puhkevad üheaegselt kogu Euroopas ja Ameerikas. Noh, nagu jälle sigu globaalne. Kommunistlik manifest, Marx ja Engels 1848 on jälle sellise konjunktsiooni keskel, eks. Massiline kodaniku allumatuse liikumine, kogu sotsiaalne ja poliitiline kord rünnaku all. Jälle siis need tüübid taevas koos ja toimuvad jälle siis sellised suured ajaloolised revolutsioonilised epohhid all. No siis jällegi nüüd tuleb see Dionüüsus siia jälle mängu, et see on ka alati seal kaasas. See seksuaalne pool, Dionüüsuslik plahvatus kultuuris, Wagnerialist, tume ülekaalutus, Dionüüslik muusika, Baudelaire'i, Les Fleurs du Mal, Flauberti, Madame Bovary, mõlemad süüdistati 1857. aastal Pariisis ebamoraalsuses. Richard Burtoni tõlkelt Kama Sutra ja Arabian Nights, linnaline erootiline allilm muutub äkitselt nähtavaks. No siis kuidagi jälle see erootiline pool või siis see seksuaalne pool niiviisi nagu vabaneb. Tõuseb esile, seal toimub mingi revolutsioon, eks. Walt Whitman, Prometheuse ja Dionysose süntees, I am large, I contain multitudes. Noh, elurõõmus, erootiline, demokraatlik emantsipatsioon. Vabanenud indiviid, kes kehastab endas kogu inimkonna kirjumassi. Oneself, I sing a simple separate person, yet utter the world, democratic, the world en mass. No siis selline vabanenud indiviid, Uraan, kes kehastab endas kogu inimkonna kirjumassi. No selline suured siis nagu vabanemise teemad toimuvad siis nende energiate all siin. Seksuaalsed, revolutsioonilised, kodanlikud, kõik, mis siis nagu haarab suuri masse. Natuke neid näiteid siit, et lihtsalt siis avada, läbi nende näidete me näeme ka siis võib-olla, kuidas see arhetüüp või kui nad 2 tükki seal taas kokku saavad, et siis mis ajaloos on toimunud, vaatame tagasi selleks, et mõista, mis saab siis juhtub praegu, eks, või mis hakkab tulevikus juhtuma, ehk siis millega siis arhetüüpne astroloogia tegeleb, et ta siis, kui me loome suhteid siis nende 10 planeediga, õpime neid tundma, siis me hakkame neid ära nägema meie endi eludes ja siis meil on ka niiviisi lihtsam
me oleme teadlikumad nendest energiatest, mis maailmas valitsevad, need on needsamad, need on kõik need Kreekas teati siis neid kõiki nagu jumalatena, need olid isikustatud, need energiad, tänapäeval me oleme kuidagi need ära unustanud, arhetüüpne astroloogias aitab neid ka uuesti meelde tuletada. Ehk siis kõik need jumalad seal üleval olid siis kreeklastel ka, need olid vastes siis, need planeedid olid kõik vastes siis nagu jumalatega nende siis sellises müütilises või müüdiloos. Siis Freud sündis ka siis selle konjunktsiooni ajal 1856. aastal selle Uraani-Pluuto konjunktsiooni lõpus, tema päike asus otse Uraani ja Pluuto vahel, tema elutöö, Prometheuse ärkamine ja laskumine Dionüüsuse alateadvusesse, konjunktsioon, mis külvas järgmise vastasseisu vaimurevolutsiooni seemne. Ehk siis võib siit korra teile siis seda Freudi kaarti ka näidata, et Freud siis sündinud ka siis väga siis sellise Uraan, Pluuto või siis päike Uraaniga koos, sarnaselt siis selle Percy Shelleyga. Ehk siis tema elus ka siis tuleb rohkem esile siis see Uraan, eks. Nii, hakkame siis jõudma juba niisuguse lähimasse aega ja võib-olla teemadesse, mis on rohkem koolist meeles. Moodsa mõistuse sünd või siis selle kaasaegse vaimu sünd, Uraani vastas siis Pluutoga 1896–1907, siis Freud tuleb oma põhitööga välja, Einstein, Planck, teaduslik revolutsioon 1 aastakümne jooksul ja siis võib-olla selle tänase Uraan ja maailma horoskoop on siin täna, eks. Ehk siis selle tänase Uraan, Pluuto, Trigooni puhul ongi hästi oluline võib-olla seda tehnoloogilist asja meeles hoida, sest see on see, mis siit uksest ja aknast meile sisse tuleb, eks. See massiivne tehnoloogiline muutus, võib-olla sama oluline või veel olulisem, veel suurem, kui siin oli, ma siin räägin sellest AI-st, eks, et inimesed võib-olla veel ei adugi, kui suur see muutus on, mis praegu nüüd siin mõne aastaga ära tehakse, et see võib-olla on sama suur kui siin, ma ei tea, kvantmehaanika või erirelatiivsusteooria või elektroni või radioaktiivsuse või geneetika või kogu kaasaegse füüsika avastamine. Siis mis siis toimus siis selle operatsiooni ajal, kõik see, mis ma siin mainisin, eks, et teaduslik revolutsioon 1 aastakümne jooksul, ehk siis kui nemad olid taevas operatsioonis, siis toimusid kõik need asjad siin all, teadusrevolutsioon. Ehk siis Uraan on väga palju seotud just tehnoloogiaga, avastustega. Tehnoloogia on selline ootamatu muutus. AI-d ei olnud siin 2 aastat tagasi, veel aasta aega tagasi on ta nii võimas, kui täna on ta selline, et see on uskumatu, kuhu see läheb ja kui siit nagu natuke edasi vaadata, siis aasta-2 pärast võib see meie elu olla nii kategooriliselt muutunud tänu sellele tehisintellektile, et me ei kujuta seda ette praegu, aga me elame siis ka praegu nende 2 sellises ajastuseks. Siin siis Max Planck avastas kvantmehaanika, Einstein erirelatiivsusteooria, Thomson elektroni, siis need tüübid siin radioaktiivsuse, William Bates on geneetika, kogu kaasaegse füüsika alus kirjutati nendel aastatel. Siis Freudi selline prometeuslik selline, kuidas on siis selline laskumine siis sinna Pluuto allilma, kirjutas siis kõik oma need unenägude teemad, unenägud siis Oidipuse kompleks, mis on väga seksuaalsusega seotud sellise ema teemadega, 3 essays of the theory of sexuality, siis jälle 3 esseed siis selle seksuaalsuse teooriast, siis kõik kirjutatud ka siis selle teema all siin, Pluuto seksuaalsus, Uraan vabanemine, midagi uut, midagi tehnoloogilist, teaduslikku, traditsionistliku valgustajastu sisenemine instinktiivsesse alateadvusesse. Siin on the broiling cauldron of the instincts, ehk siis see instinktide keev katel, instinktid, seksuaalsus on tugev instinkt, eks siin on palju instinkti, kõik instinktid on seotud sellised tugevad loodusjõud, need on kõik Pluuto. Ja siis Uraan seal vabastamas neid, eks. Dionüüsluslik kultuuriline ärkamine, jällegi siis operatsiooni ajal näeme, kuidas siis selline Dionüüsluslik kultuur ärkav, eks, Isadora Duncan pani aluse kaasaegsele tantsule, selline keha vabanemine, vabastatud Dionüüsluslik keha elektriseeris publikut, Nietzsche filosoofia levib üle Euroopa, Picasso primitism, boheemlaste kogukonnad, Montmartre'st Greenwich Village'ini, seksuaalse emantsipatsiooni liikumised, vaba armastus, noortekultuur, neopaganism Saksamaal. Siis Lenin ja Sorel filosoofiad, mis ühendavad sotsiaalse revolutsiooni vägivalla vajalikkusega, samaaegsed massilised vägivallaaktid Hiinas, Indias, Prantsusmaal, Austria, Ungari impeeriumis, riigijuhtide mõrvade laine, Ameerika Ühendriikide president, Itaalia kuningas, Austria keisrinna, Serbia kuningas ja kuninganna.
Nii, nüüd jõuame juba meie tuttavamasse aega, et vahest kui ma inimestel räägin, et miks on 1960-ndad on 1960-ndad, noh siin kõik me üldjuhul me nagu mäletame seda üsna hästi, see on siis, kui me oleme Ameerikas palju ringi liikunud ja siis me räägime seal ameeriklastega, siis tuntakse, et sellise aeg, kus midagi suurt hakkas liikuma, kõik tundsid seda, valitsused ei suutnud seda kontrollida, kõik kartsid seda ja kultuurirevolutsioon siis, eks, kontrakultuur, vastukultuur, teaduse areng, käidi kuu peal, loodi internet, on ju see alged seal. Kõik siis seal on muidugi paar teist planeeti oli ka mängus, aga põhiliselt see konjuktsioon siis on ju, nemad siin taevas koos. Et võtta natuke panem teile siin täna, siis läheme siia, kuna 60 nii lähedal, et siis ma näitan teile ka, et mismoodi see värk siin üleval liikunud on, et täna me oleme selles trigoonis siin, eks. Aga nüüd, kui lähemegi siia natuke siis tagasi, on ju, et nüüd te näete ka, mismoodi nad siin liikunud on, et siis me jõuamegi siia aastasse 60-ndatesse, eks, mis ongi siin taevas koos. Ja nüüd praegult on nad siia trigooni liikunud, et see ongi siis see, see eelmine kord, kui nad taevas koos olid, siis toimus selline teema meie elus. Ehk siis Uraan ja Pluto väga olulised arhetüübid, mida tundma õppida. Siis nendega koos siin all toimub revolutsioon, siin all toimub suur muutus. Ja hetkel me oleme ka siis nende trigoonis, eks. Nii, seksrevolutsioon, seksuaalsete piirangute radikaalne leevendamine, keha tagasivõtmine, vaba armastus, Woodstock, Summer of Love, armastuse suvi, feministlik revolutsioon, geide vabastamine, siis on see rasestumisvastas vahendid, eks, pill, raamatutest Sex and the Single Girl kuni The Joy of Sex, Mick Jagger, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, piiramatu energia, dionüüslik teater või dionüüslik teater. Poliitilised murrangud, kodanikuõigused, sõjavastased protestid, Hiina kultuurirevolutsioon, ülemaailmsed dekoloniseerimisliikumised, atentaatide laine, JFK, MLK, RFK, oidipaalne impulss suurelt kirjutatud, siis natuke kehv tõli, aga oidipuse siis tohutu laine erootiliselt motiveeritud mässu vastu kehtiva võimu repressiivsetele struktuuridele, eks selline siis tohutu laine on ju kõik, mis haarab, repressiivselt tahame vabaneda, massid, kõigil kontinendil üheaegselt. Ehk siis see on ka huvitav, et kui need sellised suured sünkroonsused siin üle toimuvad, siis neid toimuvad ühes kohas, need toimuvad igal pool. Teaduslikud revolutsioonid, siin mis siis on, jaamtektoonika, fraktalid, kaoseteooria, suure paugu kinnitamine, kvarkid, Belli teoreem, mitte lokaalsus, Gaia hüpotees, endosümbiootiline teooria, Rachel Carsoni Silent Spring, kuni The Structure of Scientific Revolutions. Siis see on ka kuidas on siis teadusrevolutsioonide olemusest, eks. Kõik siis ka jälle siis, siin on siis need Uraan seotud ka teadustega, et seda on oluliselt meeles hoida ootamatu. Mis on teadusavastus on ootamatu äkiline muutus. See on kõik Uraaniga seotud. Kui nemad satuvad siis kokku, siis toimuvad sellised. Ja nüüd on muidugi äge, et siin 60-ndatel kui nemad siin koos olid, siis käidi viimati kuu peal ja nüüd jõuavad siia trigooni. Ma tea, kas nüüd just või kohe nüüd seal minnakse uuesti, nüüd tehakse esimesed NASA astronaudid lähevad, teevad siis ümber kuu, teevad tiiru kõigepealt. Ja siis siin umbes 4 aasta pärast, kui me oleme endiselt selle trigooni sees, et nüüd minnakse tagasi kuu peale, saadetakse inimesed, tehakse sinna baase. Et see on nagu hämmastav, mismoodi need sünkroonsused toimuvad, et nemad olid siin koos, jälle selline suur revolutsioon, tehnoloogiline raketid, ja nüüd kõik jälle kordub. Või mingis mõttes nagu areneb edasi. Et nende tsüklitega on ka see, et igal tsüklil see kosmose psüühia ka keskendub sellele, et siin istutatud seemned küpsevad siis siin nendes järgmistes faasides. Et see areng siin meil siin on nagu selline tsükliline. Siis ka siis astroloogia mõte, siis mõista neid tsükleid meie endi elus sellises suuremal skaalal. Isiklikud transiidid on siis muidugi need asjad, mis siis näitavad neid tsüklid meie endi eludes, millised perioodid on siis nagu parasjagu meie eludes aktiivsed. Need on siis sellised individuaalsed transiidid. Meil kõigil on ka siis oma tsükkel seoses selle meie eluga siin maa peal, aga siis tänases videos me just keskendume nendele maailma transiitidele, ehk siis nendele suurtele tsüklitele, mis puudutavad meid kõiki. Ehk siis see ongi ühelt poolt siis nagu isiklikud transiidid on need inimese enda omad ja siis maailma transiit on siis nii-öelda need suured.
nii, no siin juba siis nagu tuttavad teemad, et selline vabastavate, loovate impulsside massiline ärkamine koos selline loodusjõudude seksuaalsete titaanlike purskamistega juba siis hakkab nende näidete najalt, siis ma arvan, teile nüüd see kombinatsioon hakkab nagu tuttavamaks saama, et võib-olla ei peagi nagu niivõrd süvenema ja meelde jätma või et mis siis konkreetselt juhtus, vaid läbi nende näidete me siis saame tundma siis, et mida need tüübid teevad, et see on kõige olulisem kogu selle materjali juures siin. Nii, ja siis natukene siis veel kirjeldada, et mismoodi siis nad nagu suhtlevad omavahel, et öelda, me nimetame, et siin on nagu need kaks arhetüüpi ja siis need vektorid või see vastastiku aktiveerimine, iga arhetüüp mõjutab ja on mõjutatud samaaegselt, et nad on kogu aeg sellises nagu vastastikuses suhtes, et üks mõjutab ühte, teine mõjutab teist. Eriti kui nad seal taevas koos on, et siis ei ole selline nagu ühesuunaline see asi või selline ühene. Et üks mõjutab teist ja teine mõjutab teist, et nad nagu suhtlevad omavahel. Sünnikaardis samamoodi, et alati ei ole sellist nagu ühest vastust, et nüüd on selline seis ja nüüd on nagu nii on, vaid et see on selline dialoog nende vahel. Nii, vaatame siis sellist suunda. Pluto, Uraan, mõlemad vektorid on mul siin ära kirjeldatud siin ja muidu see, mida siis Tarnas teeb, et see on palju siis sellest Tarnase kosmosepsüühest, mida saab varsti eesti keeles lugeda. Nii, Pluto Dionüüsuse arhetüüp sunnib, annab jõudu, tugevdab Prometheuse impulssi, vulkaanilise intensiivsusega mäss. No siis vulkaani intensiivsus Pluto, mäss, Uraan. Revolutsioonilised liikumised, mida toidab elementaarne instinktiivne jõud. No revolutsioonilised liikumised, Uraan, toidab Pluto, eks. Vabaduse nõudmine, mida toetab ülekaalukas kollektiivne emotsionaalne jõud ja ürgne energia. Vabaduse nõudmine, Uraan, no ja siit jälle siis see Pluto toetab seda, eks. Vastupidi siis. Uraan mõjutab Pluutot. Prometheuse põhimõte vabastab, äratab äkitset elementaarset Dionüüsuse jõud. Noh, kõik need Dionüüsuse, Pluuto, seksuaalsed, instinktiivsed jõud. Uraan tuleb ja vabastab need. Uuenduslik murrand vabastab ürkse energia. Prometheuse valgus tunnib Pluuto siin peaks olema see allilma. Nagu Freudi uurimuses alateadvusest. Instinktiivsete sügavuste ratsionalistlik valgustamine. Jälle sellised nagu vabanemise teemad siis meie selliste instinktiivsetesse jõududesse, seksuaalsusesse, seksuaalsus vabaneb. Nendes mäletate nendes näidetes siis iga kord, kui nad taevas kokku said, siis sellised teemad hakkasid toimuma. Mõlemad vektorid toimuvad samaaegselt. 1790 ja 1960 aastate ajaloolist iseloomu väljendab kõige täpsemalt nende kahe arhetüüpse põhimõtte keerukas vastasmõju. Vabadus koos seksuaalsusega, mäss koos vägivallaga, uuendus koos ülekaaluka intensiivsusega, loominguline vabanemine koos hävitava purskamisega. Kõik seda massiivsel kollektiivsel skaalal. Massiivne kollektiivne Pluto haarab jõuliselt kõike, Uraan vabastab, toob tehnoloogilist muutust, selline kombinatsioon siis. Nii, ja siis tulemegi siin sellesse tänapäevaselt siin Uraan, Trigoon, Plutoga taevas koos jõuliselt selles 10-kraadises täpsuses. Nüüd hetkel aktiivne revolutsiooniliste jõudude harmooniline integratsioon, et kui me siin need opositsioonid ja konjunktsioonid toovad siis pigem, mida me siis näitena vaatasime, et kui nad on taevas üksteisele vastu või nad on taevas koos, toovad siis võib-olla eriti jõuliselt ja niiviisi teinekord ka valulikult need Uraan, Pluto teemad esile, et siis praegult on taevas Trigoon ehk pigem selline harmooniline seis. No siin siis võib vaadata natukene siis neid transiidi omadusi, mis on siin aastatargas üles märgitud. Ehk siin sügav püüdlus muutuste reformide ja transformatsiooni poole. Võimas tung tuua esile uut. Kõik see tehnoloogiline, kõik see pooleks, mis meil siin täna eriti jõuliselt silma paistab. Osaleda revolutsioonilisest muutuses nii oma elus kui kollektiivses elus. Kunstiline teaduslik leidlikkus ja loovus, tehnoloogilised eksperimendid, innovatsioon ja areng, püüdlus sotsiaalse õigluse reformi, võrdsuse, vabaduse, kultuurilise, poliitilise vabanemise, ökoloogilise teadlikkuse, seksuaalse vabaduse poole. Kõik tuttavad teemad meile. Ehk siis me oleme praegu siis ka sellises Uraan, Pluto ja pigem siis nagu toetavas pooles, eks, et see Uraan pigem toetab, eks, mis see, et see Trigoon pigem siis toetab ja et siis võib-olla tasub meeles hoida, et me oleme praegu siis sellises ajastus, et mida iseloomustab siis need järgmised aastad siin 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, massiline
võib-olla selle uraani, Pluto ja veel siin nagu toetav esiletulek, et trigoon kannab endas samu Prometheuse Dionysose energiat kui ajaloolised konjunktsiooni ja opositsiooni ajast, kuid pigem loominguse sünteesi kui vägivaldse murrangu vormis, ehk selline süntees, koostoime nende puhul. Kui need joondused tõid kaasa plahvatusliku purske ja radikaalse vastasenu, avab trigoon konstruktiivse integratsiooni kanali. Innovatsioon kohtub transformatsiooniga pigem voolu kui jõu kaudu. Ehk siis selline suur tehnoloogiline muutus võib olla see üks asi, mida me näeme ja kindlasti ma arvan, inimesed ei adu veel, et kui suur see AI-ga tulenev muutus on. See muudab täielikult meie seda elu siin, kus me oleme, öeldakse, et avastati tuli, avastati elekter, nüüd avastati AI. Et ma hoian silma peal üsna intensiivselt ja kindlasti järgmine aastate jooksul ka, kui need satuvad siia üksteisele juba lähemale ja täpsemaks. Ehk siis hoiame nendel kahel siin terasemalt silma peal siin järgnevatel aastatel, kuna nemad on seal taevas üleval suhtlemas ja muidugi ka siin all siis nii-öelda mõjutamas või loomas seda elu sellises sünkroonses või koostoimes. Et elame huvitaval ajal just nende kahe mõttes, sarnasel ajal, nagu me siin siis võib-olla näidetes vaatasime, kuid pigem sellisel konstruktiivsel koostoimel, et see trigoon on alati selline pehme aspekt, toetav aspekt, ehk siis tasub meeles hoida, siin sellised lained, tipud, millal need kõik toimuvad, et neid on siis võimalik näha ka siis selles transiidi aktiivse perioodi juures, siin Astro Tark äppis. Trigoon ei sunni ärkama ja see kutsub ärkama, haruldane võimalus, kus Prometheuse ja Dionysose jõud leiavad koostöökanali, läbimurded, mis vabastavad, mitte hävitavad, muutused, mis süvendavad, mitte kukutavad, võimalus ehitada teadlikult muutuste energiatega, mitte lasta neil enda üle võtta. Ehk siis mina pigem näen ka, võib-olla siis inimesed kardavad, et mis saab sellest AI-st. Ma arvan, et see just kirjeldab seda, mida ma siin kirjeldasin, et see koostöökanal, selline läbimurre, mis vabastab meid, mitte ei hävita. Selline võimas selline läbimurre, eks, tehnoloogiline. Et me ei tohi karta muutusi, me ei tohi karta tehnoloogiat, me teeme koostööd, siis kuidas on siis väga head asjad ootavad meid ees. Majanduslikus mõttes ja tehnoloogiliselt ja nii edasi. Nii, selline siis tänane video, Uraan Pluto, allikaks oli siis Kosmos Psühhe, Intimations of a New World View, Richard Tarnase raamat 4. peatükist, revolutsiooni epohhid, varsti saab eesti keeles lugeda ja kui soovite enda sünnikaardi kohta või siis maailma horoskoobi või enda transiitide kohta rohkem teada, siis minge Astro Tark lehele. Tasuta saab siis seda horoskoopi vaadata, enda transiidi, neid asju. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!